Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas TikToker Markus Sinivee. Tere kõigile. Ja täna räägimegi sotsiaalmeediast, TikTokist, sinu teekonnast, reisimisest, kõigest, mis sinuga kaasas käib. Räägi mulle üldse, mida sa praegu igapäevaselt teed, kuidas sa üldse TikTokini jõudsid, kes sa oled, kus sa tuled, mis sa teed? Nii palju küsimusi korraga. Oota, nii, kuidas ma jõudsin sotsiaalmeediani, eks ju? Sotsiaalmeediani ma jõudsin 2021 aasta alguses, mis on nüüd üle 4 aasta tagasi juba. Tegelikult suht hiljuti ju. 4 aastat on juba hiljuti või? No, kui me vaatame nagu sotsiaalmeediat. Okay. Sa päris noor ka ju, selles suhtes on loogiline, et sa varem ei saanudki seal midagi niimoodi. Selles mõttes jah, ma olen 21 praegu. Aga 4 aastat tagasi aeg läheb nii kiiresti. Aga esimese video ma tegin TikTok ja panin täitsa lambi sealt üles, mis on siis seotud talisupplemisega. Ja tegelikult oli see, et mul ema ütles mulle, et kuule tee mingi video. Ta ütleski, et pane TikToki, nagu tee video, kuidas sa lähed talisuplema, eks ju. Sükke mingi davai teeme. Jah, siis kokkuvedes oligi põhimõtteliselt ema soovitusel. Mingi meem oli kunagi, et isa soovitusel mingi vaata. Sul oli ema soovitusel. Aga mul on nagu ema soovitusel, eks ju. Ja siis paningi selle TikToki üles, põhimõtteliselt, kus ma lihtsalt läksingi vette. Ja see sai mingi ööga 40 000 vaatamist. Mis sa tegid seal siis? Ei, ma lihtsalt läksin vette, ma ütlesin, tegin nagu challenge ja mõtlesin, et kuulge minge ujuma ja midagi sellist rääkis. Ja 40 000 vaatamist? Ja 40 000 vaatamist nagu õhtuga. Ma paningi mingi õhtul 9 ülesse, aga hommikuks vaatasin oligi nagu nii palju vaatamisi. Mis su reaktsioon oli siis hommikul? Reaktsioon hommikul või? Nagu ootasid sa seda, ei ootanud? Ei, nagu ma ei oodanud, kõik nagu selles mõttes sõbrad juba ütlesid, et kuule... Midagi toimub või? Ja. Aga mis see reaktsioon oli, et nüüd hakkadki sisu tootma või lihtsalt kõik oli for fun? Siis pigem oli nagu for fun. Aga siis jah, ma tegin mingid content'i seal peale, ma tegin mingi video täitsa lambiselt, tegin üldse enda kassiga nagu, see sai ka vairaliks. Ühesõnaga postitsid nagu lambiseid? Täitsa lambiseid. Mingit strateegiat ei olnud? Ei olnud üldse strateegiat. Siis ma tegin üldse mingid väga cringe nagu komöödiasketše, mis oli tõesti väga cringe tagasi vaatama, mul või siiani üleval. Oota, kui vana sa siis olid? 16 vist või? 16 või? Ja siis tegin neid ja siis nüüd praegu vist ma arvan, sotsiaalmeedias pigem teatakse mind igasuguste tänavaküsituste asjade järgi. Sinna ka kohe jõuame. Ja, sest mina olen see tüüp, kes küsib need lolle küsimused tänaval. See, keda kõik kardavad Tammsaare pargis. Let's go. Aga jah, päris pikalt on tegelenud selle kõigega. Ja praegu siis igapäevaelu sul ongi sotsiaalmeedia? Igapäevaelu on ja sotsiaalmeedia, mis ma nüüd influencerina teen, ma teen nii eesti kui ka inglise keeles teen contenti ja ma tegelikult üritan isegi rohkem inglise keeles. On sul 2 eri kontot? 2 eraldi kanalit, jah. Ma arvan, et kui sa praegu nii ütled, mul on need ingliskeelsed videod nagu ette tulnud, aga ma ei ole pilti kokku pannud, et sul võib 2 eraldi kontot olla. Et nagu seda eesti kontot ma jälgin, ma tean, on ja ma olen näinud ingliskeelseid, mis on ka päris vairalid. Kuidas nendega seal läheb? Kuidas läheb? No selles mõttes hästi läheb. Mul ongi 2 eraldi kontot. Üks on Markus Sinivee, kus ma teen rohkem nüüd ingliskeeles videod. Enne see konto oli nagu eestikeelne, aga ma tegin selle ingliskeelseks ümber. Seal on vist üle 100 000 vist jälgijaid ja seal on neid vairaleid videoid ka päris mitu juba olnud. Mis sul kõige vairalimad on? Küsisin näiteks, et mis on maailma kõige lühem lend ja see sai üle 10 miljoni vaatamise. 10 milli? Kas sa tead, mis on maailma kõige lühem lend pikkuselt või? Tahad pakkuda, kui pikka? Paar minutit. Lühem. 40 sekki. Sinna poole, jah. 53 sekundit. Kust kuhu? 2 Šoti saare vahel. What the hell? Ja, aga ma ei saagi aru, kuidas see nagu 53 sekundit saab olla. Võib-olla see ongi pigem mõelda, et see on nagu aeg, mis see lennuk nagu õhus on. Ilma maandumise. Aga jah, see on kõige vairaline, mis ma olen teinud arvatavasti. 10 milli. Jah, 10 milli, jah. Ja sealt on veel sul mingisuguseid vairali, kus on miljoneid? Siis ma küsisin maailma pikemat lendu, eks ju, see sai ka. Igasugu jah, sest ma olen nagu selles mõttes minu ingliskeelse sisu nagu point ongi see, et ma reisin ja siis ma teen need tänavaküsitlusi, ehk siis ma olengi nagu erinevates riikides. Tänavaküsitlused on siis põhiline. Ja pigem ongi see nagu trivia stiilis rohkem, ehk siis ma küsingi selliseid niisugused viktoriini küsimusi riikide kohta. Silmaringi ja sellist. See läheb peale? Oled sa proovinud midagi muud ka küsida? Ma alguses tegin mingit täitsa muud lambist contentiga. Suvalised? Alguses küsisin mingi suvalise inteka küsimusi, aga need ei läinud nagu nii hästi peale, et pigem minu niiš. Leidsid niiši, aha. Pigem, no ma ei tea, kas leidsin, no selles, et eks ma ikka avastan seda niiši, eks ju. Aga jah, eks ma üritan. Ja eesti keeles teen ka intekaid, seal ma seda pulli asja olen kõvasti teinud, vahel ma üritasin sellist rohkem südamlikumat contenti teha. See tuli ka veidike välja. Aga jah. Ja südamlikum content nagu? Küsisin, keel juba nii väärutab, aga küsisin näiteks vanematelt inimestelt, et millist nõu nad annaksid nooremale iseendale. Et see on selline hästi wholesome selline content. Aga mis sul Eestis kõige rohkem vaatamisi saanud video on või mis läheb kõige rohkem peale?
Hea küsimus. Ei ole jälginud, jah? Ongi mingid küsitlused nagu. Tänava küsitlused? Pigem jah nagu. Aga miks sa arvad, et see läheb inimestele peale nagu? Mis neid tõmbab nagu, sest nad jäävad vaatama? Küsitakse mingi loll küsimus ja siis, või isegi ei ole loll küsimus, noh. Ei pea isegi loll küsimus olema, aga see on nagu põnev vaadata, eks ju, noorte hulgas on kindlasti ka see, et kuule, davai, mu sõber oli selle videos, eks ju, alla selle pärast vaadatakse juba palju. Kui noored juba näevad, et nende sõber on selle videos, siis kokkuvõttes tegelikult see video performib kokkuvõttes paremini, kuna jagavad rohkem. Sest näiteks, mis ma olen ka märganud ise, et kui nagu vanemad inimesed vaata, kui sa võtad neid videosse, nemad ei hakka seda videot eks edasi, aga need, kes jagavad videot edasi, need on ju noored. See on hästi palju muusikud teevad seda, et kutsuvad mingid influencerid omal muusika videosse, et need siis omakorda hiljem vaata jagaks nagu edasi nende muusikat sotsiaalmeedias. Eks tehakse igati. Aga TikTokis sa oled ju ka laive teinud. Ja sealt nagu paljud inimesed üldse jõudsid sinuni. Laive või? Läbi laivide. Ei, ma olen teinud küll. Ma tean, kunagi sa alustasid, sa tegid mingid Kahoot-mänge laivis. Kus sul see idee üldse tuli? Mina nagu pole kunagi varem näinud, et keegi teeks TikTokis laivi ja mängiks oma vaatajatega Kahooti. Ja ma ei ole tegelikult seda hästi pikalt nagu teinud enam, aga kunagi oligi see, et koolis, ma arvan, kes siin nooremad vaatajad on sul, nemad teavad, et koolis õpetaja pani mingi Kahooti käima ja tehti mingit Kahooti vaata. Ja siis ma tegingi sellise nagu enda versioonis. Aga kui sa alustasid laividega, siis sa tegid esimese laivi niisama või kohe Kahootiga? Ei, ma tegin niisama ka, nagu ma olen igasuguse asju teinud. Ma millalgi tegin üldse nagu Tinderis swipe'isin. Aga mis inimestele laivis kõige rohkem peale on läinud? Ei tea, kui ma Tinderit tegin viimati, ma arvan. Viimati? Aga praegu sa enam laive ei tee TikTokis? Mul ei ole väga nagu aeg olnud, et teha. Ma ei ole jõudnud väga sellele. Jah, rohkem üritan videoid teha nagu. Aga mis sa üldse arvad sellest Eesti ja TikToki laivi kultuurist? Täitsa hukas või? No inetu on see asi ju nagu. Minu arust see on inetu nagu. Sest mina ütlen ausalt, ma ei taha isegi scrollata neid laive nagu. Ma ei taha näha neid joodikud, kes raha kerjavad, mida kõike veel nagu. Mõni nagu channel, kes nagu reisib, ise reisib ringi ja siis ta kokkuvõttes küsib endale tonasi ja mingit, eks ju, et kuule davai, aita mul mingi selle lennupiletini jõuda, mida kõike veel, eks ju. Aga näitab nagu mingit reisi, mingit seal... Ja midagi sellist, jah. Mõni on selle omamoodi tüüp juba ka ja selle reisimise, kes on juba liiga sealt välja läinud sellest kõigest nagu, et jah, see on alkoholi jaoks kerjamine on veidike liiga hull, ma arvan. Aga äkki normaalselt sisulooid on ka veel alles. Äkki? No, kas sa Eestis üldse oskad näiteks tuua mõnda näidet peale enda? Või kes päriselt Eestis üldse loob niimoodi sisu? Ma ise ei ole üldse kursis. Kas sa mõtled nagu pigem videote mõttes või sa mõtled just selle laivi mõttes? No, laivi mõttes ma arvan, kõik eestlased teavad, kes seal nagu põhilised toimetajad on. Aga just nagu sisu mõttes. Jah, aga ma tahaksin seda ka öelda tegelikult selle sama laivi teema kohta, et pigem ongi nagu see, et me räägime küll, et kui halb, kõik need joodikud on, eks ju TikTokis, aga tegelikult kõik te inimesed, kes vaatate, need annate neile ju veel rohkem seda indu juurde. Et nagu lihtsalt see ongi nagu ju teema, et tegelikult noh. Ma just tahtsin öelda, et kui ei oleks vaatajaid, nad ei teeks ju seda. Täpselt, et nad seni kaua ju saavad seda teha, kuni teie vaatate, kuni teie saadate raha. Nagu, ma olen ka vast mõelnud, kes see üldse nagu raiskab oma aega päeval, päisepäeva ajal. Nagu sa peaksid muid asju tegema, kui seal TikTokis laivi vaatama. Ja see ei ole isegi see, kes laivi teeb, vaid see, kes seda vaatab. Ja nagu oma energiat annab sinna. Ja pigem vist õõssati vist vaadatakse rohkem minu arust, ma olen aru saanud. Mis asja? Õõssati vaadatakse laive rohkem. Õhtuti nagu. Õhtuti, jah. Enne magamaminekut ja enne unenägusid oma mõtte ära rikkuda. Ma olen igasugu totrusi näinud seal TikTokis. Aga mis see Eestis keskmine vaatajate arv seal laivis TikTokis on, kui sul näiteks olnud või mis sul kõige suurim arv on? Mingi 1500 vist on olnud mul korraga vist kõige rohkem. Aga ma arvan, nendel joodikutel on rohkem isegi olnud. Aga seal, tead, oskad sa mingit numbreid tuua, mis nagu, ma ei tea, Eestis kellelgi on mingid räiged vaatamiskonnad nagu laivis olnud? Laivis või? Mis sa oled kõige suuremat numbrit näinud? Ma arvan, kunagi Rastad on teinud mingi laiva, ma arvan, neil on päris palju olnud. Kui tead Rastasi, neil on olnud hästi palju. Ma ei kujuta mingi paar tuhat, ma arvan ikka nagu. No Eesti TikToki platvormi kohta see on ikka päris kõva sõna, on ju. Jah, aga ma ütleksin kindlasti TikToki kohta ka seda, et kui me nüüd kunagi siin mingi 2021, 2022, kui nüüd mina siin rohkem alustasin ja tegutsesin, siis tuntakse seda nagu nii kui noorte platvormina. Aga nüüd on nagu see, et kõik on vaata TikTokis, et pigem ei olegi nagu see, et ainult noored. 35+. Ausalt ka, no millalgi käisin Maximas, nagu see Maxima kassapidajaga vahepeal scrollab TikTok, mingid vene TikTokid scrollab seal. Scrollab ka videoid lihtsalt nagu kõik vaatavad TikToki. See on haige. Just tahtsin küsida, mis see nagu
vanus seal TikTokis on, vaata võib-olla mõni vaataja ei ole kursis, ei oma TikToki, väheseid on veel, kes ei ole sinna platvormile sattunud. Aga just kunagi oligi tegelikult see Musical.ly, kas sul ka niisugune platvorm oli või? Kunagi ammu oli nagu, aga ma ise olin nii sellele nagu spordimaailmale pühendunud siis veel, et ma siis väga ei jõudnud isegi vaadata sinna poole. Aga ma olen kursis. Väga hea. No ühesõnaga, mis mu point oligi nüüd, et mis vanuses need inimesed seal TikTokis nagu on? Pigem nooremad või nüüd sa ütlesidki, et nagu vaikselt hakkab juba vanem generatsioon sinna sattuma. Vahest on naljakas vaata mingid vanemad inimesed postitavad kogemata endast mingid selfies. Mingi muusika läheb taha ja siis järsku vaatab telefonis hakkab tulema notification'id, et video oleks viraliks. No palju on ka seda, et vaata, kes hakkab enda vanaemast vanaisast videoid tegema ja siis tema saab, eks ju, viraliks. Näiteks välismäitena palju nüüd Eestis tehti ka seda sama, eks ju. Et eks kokkuvõttes ongi kõik need trendid, mis välismaal tehakse, need kuidagi jõuavad ju Eestisse välja. Mis sa ise sellest arvad, et kellegi teise ärakasutamine nagu oma sotsiaalmeedias? No mitte just kas halvas mõttes ärakasutamine, aga ma ei tea. No, siis võiks sama hästi öelda, kui sa teed tänavaintervjuusi, siis sa kasutad neid inimesi ära, kes sul videos on. Vahepeal on see, et kui ma tänaval tegelikult otsin inimesi, videosse tuleks, ma teen nagu, siis ma vahepeal enda nagu operaatoriga teen nagu nalja, et ma otsime ohvreid, et kes tahavad videosse tulla. Aga mille järgi sa valid üldse inimesi? Või sa kutsud nagu suvaliselt, kas inimeste reaktsioon on? Oleneb, eks ju, mis videod sa tahad ju teha. Noored tulevad kindlasti palju lihtsamini. Vanemad inimesed väga pigem nagu ei tule, oleneb. Aga mis ma ise olen märganud, ma ise kunagi olin reporteris, olin praktikalis, ma tegin seal ka nagu tänavaküsitlusi. Ja siis kohe nagu märkasin, kui sul on näiteks suure telekaameraga, kes õla pealt vaatab, filmib sellega, et siis inimesed kohe palju kergemini nagu vastavad. Et kui sa ise kuskil, mina teloga ei filmi enam intakaid, aga kui sa siin teloga ja väikse mikrofoniga tuled, ega keegi väga vist ei viitsigi vastata sulle. Millega sa filmid praegu? Kaameraga. Tegid investeeringu ja ikka päris asi? No mõistlik ju. Kvaliteet ka parem. Aga tänapäeval öeldes ju iPhone'id on ju nii... Ei, ma tegin nalja. Et iPhone'i kvaliteet on ka juba nii hea, et oleneb, mis podcasti väga ei vaadata selles suhtes videoga. Et pannakse käima video kinni, vahet pole see kvaliteet on ju. Aga jah, kui sa TikTokis scrollid, kui oluline see kvaliteet on? Et näiteks sul natuke halvem, väga halb, kas scrollitakse kohe mööda, peab see ikka mingi ultra HD olema seal? See nüüd väga oleneb, mis content'i sa teed nagu. Et tegelikult sellest elu kvaliteedist nagu piisab, kindlasti piisab. Väga oleneb, nagu vahepeal isegi see, et kui see ongi telefoniga filmid, selline veitsa nagu isegi lohakamalt, see nagu töötabki paremini. Et aga samas, kui see kvaliteet on olemas, oleneb, mis content'i sa teed, nagu minule endale meeldib küll veidike selline visuaalselt esteetilisem. Kus sa üldse tulid selle peale, et tänavaküsitlusi teha? Nagu mis see esimene küsitlus oli või esimene mõte, et ma läheks, ostaks mikrofoni, läheks tänavale ja küsiks midagi inimeste käest? See oli ka vist 2021 suve poole, ma mõtlesin... Aga päris alguses siis juba? Oligi, see oligi suve poole. Ostsin mikri ja siis ma läksin, tegin vist Haapsalust, tegin esimene intervjuu appi, ma ei mäleta, mis ma küsisin isegi. Ma ei mäleta ausalt. Päriselt? Ma ei mäleta, aeg läheb nii kiiresti. Sa oled peale juba nii mitu tuhat küsimust küsinud. Igasugused, jah, nagu... Aga läks see kohe viraliks, mis inimeste tagasi, sest et nagu ma ei ole väga näinud, et teised eestlased nagu tänavaküsitlusi Eestis niimoodi teeks nagu. Eestlased ei teegi, eks nüüd brändid nagu väga palju teevad igasugu reklaami jaoks. Reklaami mõttes, eks ju. Et aga kes nagu üksik inimeste nagu enda konto jaoks, ma isegi ei oska vist nimetada kedagi, kes otseselt teekski nagu niši mõttes, ma arvan, nagu ei olegi. Ja ei mäleta esimest küsimust. Aga inimeste reaktsioon. Mis on kõige üldsuke naljakam või meeldejäävam reaktsioon, nagu kus sul on olnud see küsitlus ja kus siis kellegi vastus või mingi šokeerivam või mingi suke, mis sul on nagu meeles? Või ei olegi olnud? Ei, need on nagu palju igasugused, ega ma olen igasugu lolle küsimusi küsin nagu. Oota mõni näide, kas inglise keelest või eesti keelest või mis see inimese nagu reaktsioon? Oh my god, nagu lihtsalt kui hulluks ja controversialiks me läheme nagu. See on küsimus nagu. Ma räägin ausalt, ma tegin kunagi nagu väga hullu nagu, mis võite nüüd mõelda väga hull video. Ma küsisin inimestelt nimeta 3 enda lemmikut mustanahalist inimest. Nagu. Ja okei, näiteks midagi taolist, eks ju. Nende küsimustega saab minna nagu väga hulluks, eks ju. Ja siis inimene jääbki mõtlema, nagu ongi, et kuule, mõni jookseb lukku seal kaameras. Ja siis mis teed? Postitad ikka? Kropid välja? Ei, siis ongi naljakam ja kukku jookseb. Okei. Kas see nagu, kuidas sa valid, kelle juurde sa lähed? Ma juba küsisin seda, aga kuidagi jäi. Ma ei tea sisetundi järgi nagu, ega
Kas tavaliselt kõik on nõus või jookstakse minema? Ei ole, see on erinevad vaata taktikad, erinevad nagu inimese tüüpe nagu. Mõni nagu näitleb, et räägib telefoniga, eks ju, mõni nagu telefonis nagu scrollab, mõni meelega vaatab telefoni, mõni läheb meelega juba suure kaarega. Vahepeal ma lihtsalt ise pulli pärast lähen nagu nende juurde, kes suure kaarega lähevad, et lihtsalt minna küsima, lihtsalt nalja pärast. Aga nad ütlevad alati ei või? Oleneb. Ega selles mõttes oled isegi kätte saadma? Ei ole ei nagu. Selles mõttes ei on nagu räägitav. Selles mõttes nagu intervjuu mõttes. Kas sa oled pidanud arendamagi siis näiteks mingeid oskusi nagu inimeste läbinägemist, nagu eeltöötlemist, rääkimisoskust nagu, või on see sul nagu kaasa sündinud? Või ikka nagu läbi kogemuse? Läbi kogemuse nagu. Ma ei teagi nagu, ma nagu näiteks intervjuude koha pealt tunnen ennast nagu nii mugavalt. Sa ütlesid just, et sa käisid ju seal reporteri praktikal ka. Ja no see näiteks ka, eks ju. Et aga ma olen seda nagu päris palju teinud. Minu jaoks on olnud huvitav nagu vaadata, kuidas võrreldes nagu teiste riikidega. Näiteks kui ma võrdlen, kuidas nagu Tallinnast teed intervjuus, kui lähed kuskile ausalt, lähed kuskile Kuveidi kaubanduskeskusesse ja tahad, et inimesed tuleksid sul seal videosse. Nagu näiteks üks kutsus meid üldse nagu koju sööma seal nagu. Päriselt? Ja ütles, kuule, et jõu Markus, sa oled lahe vend, et kuule, tule pärast sööma, aga ma pidin juba lennuajama ära minema näiteks. Et nii nagu kultuuri mõttes ka erinev nagu see värk. Räägi veel neid erinevusi, ma ei tea, kus sa veel oled küsitlusi teinud? Kus ma olen Kataris, Kuveidis, Pariisis olen teinud, Londonis. Seal on nagu julgemad inimesed kui Eestis. Jah. No Londonis on hästi lahe teha intekat, selles kõik räägivad nagu sujuvalt ja fluently inglise keelt, eks ju. Et sa saad nagu häid ja toredad vastused. Aga ei, jah. Ma isegi oska öelda. Kui sa nagu teedki nüüd selle võttepäeva nii-öelda, kas sa mõtled kõik küsimused ette valmistad täiega või tuleb, mis koha pealt tuleb? Oleneb nüüd, kui ma tegelikult ise käin nagu välismaal filmimas, ma käin rohkem nagu üksi, ma filmingi nagu üksi ennast nagu telefoniga lihtsalt. Selfie mõttes, jah. Ja siis küsid niimoodi? Jep, iga niimoodi. Vahepeal ma käisin nagu operaatoriga, et käisime koos, reisisime koos, nagu tegime paar riiki nagu läbi. Ja ainult selle eesmärgiga? Või sul oli nagu asja sinna riiki? Pigem oli nagu see, et kui ma nüüd nagu sõbraga käisin, siis oligi, et kuule teeme nagu content tripi, saab content ja lihtsalt vaatab äkki. Lihtsalt sisu looma, reisima. Kokkuvõttes küll reisime ja vaatame ringi ja tiksume, naudime nagu. Nii et. Ja siis ikkagi valmistasid ette? Ikka valmistasin, jah. Vaatasin ikka, mis on sellised head vairalid küsimused, aga vahepeal tuleb koha peal tulevad ka mingid nagu sellised mingid enda mingi inside show'id nagu, aga tegelikult vahepeal, kui need nagu videodeks pöörad, tegelikult sul nagu enda naljakas, aga teistel ei ole. Mul on palju seda olnud. Enda lõbuks sisu loomine, mälestused. Selles mõttes enda lõb ka lõbus olema ja kokkuvõttes on nagu see, et sa pead ikka tegelikult tegema nagu sellist sisu, mida inimesed tahavad ka vaadata nagu. Enda jaoks on ikka tore nüüd luua, aga pead tegema ikka seda, mis inimestele meeldib nagu kokkuvõttes. On sul mingit inspiratsiooni välismaalt, et kelle video siis sa vaatad, inspireerud ja siis, no mitte copy-paste nii-öelda, aga inspiratsiooni saad? Ma ise kunagi väga väiksena vaatasin selliseid USA YouTuberid, kes nagu tänaval tegelikult nagu pick up'isid tüdrukuid otseses mõttes või kes nagu serenade'is mingi tüdrukutele, mis oli hästi nagu selline mingis mõttes inspireeriv, et üldse ma tahtsin ka sellist nagu tänavaküsitluse laadset content'i teha. Aga võib-olla mingid sellised on need eeskujud olnud väiksest saati. Nüüd ikkagi kogu aeg on mingi mõte olnud, et tahaks seda teha? Jaa, aga nagu siis kohe nagu jõudnud. Oligi, ma tegelikult väiksemana tegelesin tennisega hästi pikalt, siis ma käisin kogu aeg võistlustel, olin ka välismaal võistlustel. Ja siis ei jõudnud. No iga asi omal ajal on ju. Ja ma tahtsin küsida veel, kohe tuleb, kui sa nüüd filmid. Ma olen, sa rääkisid oma inspiratsioonist, on ja, et sa vaatasid neid, kes seal tänava peal siis ma olen hästi palju näinud nagu siukseid fake küsitlusi, et nagu võtad 2 inimest, on ja sa räägid neile loo ära ja nüüd teeme nii ja nüüd sina ütled seda, sina vastad seda ja siis lähme kaklema midagi siukest, vaata. Kas sa oled ise ka mõelnud teha, oled sa juba teinud nagu nii, et sa annad mingi stsenaariumi ette ja siis nüüd filmime ja teeme või kõik tuleb reaalselt nii nagu tuleb? Mul on üks huvitav lugu sellega. Olin Londonis filmimas. Siis ma olin enda sama sõbraga, filmisime nagu enda videod, siis tulid ühed kutid, mustanahalised kutid, kes tegid nagu enda contenti ja nende niche oli siis see või video, mis nad tegid, olid see, et nad tegid nagu iPhone'i ja sellist nagu giveaway'd sellises mõttes. Et siis kokkuvõttes nad, kuidas sa siis ütled, et nad alguses siis lähevad inimese juurde ja küsivad, et kas saad mulle raha anda ja siis kokkuvõttes, aga see on nagu enne kokku siis lepitud, eks ju, et siis nii kokku, aga põhimõtteliselt Nad lepivad kokku? Nad lepivad selle asja siis kokku
ja siis oligi, et üks tuli siis minu juurde, et kuule, et anna mulle raha, nad enne andsid mulle sama nagu raha minu kätte juba, mis ma peaksin neile ulatama. Nii, siis mina ulatasin, aga minu sõbra siis roll oli nagu see, et tema siis nagu ei anna neile nagu seda raha. Ja tema on nagu ei, kuule, ma ei anna sulle mitte midagi, eks ju. Nii. Ja siis sai enda raha kätte, läheb siis ära kaadris, eks ju. Ja siis tuleb tagasi ja siis annab mulle nagu iPhone'i nagu kingitusena, oh my god, ja siis ma olen nagu üllatunud, let's go, nii lahe, okei, pärast võttis seda telefoni tagasi, eks ju, loomulikult. Aga jah, ma vaatasin seda videot pärast järgi nagu Tannis kanali ja siis ma vaatasin, see oli nii fake. Ma tahtsin küsida, kas sa olid ise näinud seda videot, läks see vairaliks? See ei läinud, õnneks ei läinud nagu, see oli vist nii halvasti tehtud, et see ei läinud nagu. Ja siis millalgi ma filmisin ühel teisel tripil, ma käisin üksi, nägin samasi kutte. Ja siis pulli pärast nad tegin mingit teist trendi, et kus põhimõtteliselt, et me äktisime sellise sketši välja, kus mina joon kohvikus enda pudelist nagu jooki ja siis üks kutt on kõrval täpselt samasuguse joogiga ja siis seal kaadris üks sama kutt tuleb ja võtab minu nagu joogipudeli ära. Ja siis ma nagu, oh my god, ära võtame jooki ära. Ja siis see tüüp ütleb mulle, kuule, aga see joogipudel on siin. Siis see sama vend, kes istus siin kõrval, pani minu joogi siia. Nii. Ja siis kokkuvõttes niimoodi käis ringi ratas, mis on nagu staged. Et sellist värki. Tehakse ikkagi sotsiaalmeedias päris palju nii-öelda neid fake stsenaariumeid, kus kõik on enne kokku lepitud ja siis jätakse mulje nagu ei oleks. Seda on palju. Oleneb jah, pigem ma arvan, see on rohkem reklaamvideote jaoks lepitakse kokku. Nad siis reklaamisid midagi? Ei, nad reklaamid, aga üldiselt pigem kui tehakse, ma arvan, on rohkem reklaamvideote tarbeks. Aga sellist skriptimist on, ma usun, palju. Sellest on kohe aru saada? Jah, no pigem on nagu selles mõttes. Peavad väga head näitlejad olema. No ongi, pigem on nagu mingi toodete reklaamiseks, ma arvan, seda kasutatakse rohkem, et oh my god, et nagu, et ja ma olen seda asja nii palju kasutanud, see on parim toode ever, eks ju. Sellist värki. Okei. Aga kui nüüd mõni vaataja noor mõtleb, et tahaks ka hakata sisu looma. Mis see esimene asi oleks, mis sa soovitaksid? Mis platvormilt alustada, millega alustada? Igaüks peab enda asja leidma, üldse hakkama katsema. Mis sa üldse soovitaksid? Keegi tahab hakata midagi looma sotsiaalmeediasse. Mis need esimesed soovitused oleksid? Esimene soovitus on see, et kindlasti tee videosisu nagu. Ja ma ütleks kindlasti lühiformaadis videosisu. Kui sa tahad Eestis läbi lüüa, sa ei pea kokku, et selleks väga mitte midagi tegema. Kui sa tahad välismaal läbi lüüa, siis sa pead väga palju vaeva nägema. No oleneb, kuidas sa tahad, eks ju kuulsaks nüüd saada ka, eks ju. Nii-öelda kuulsaks või tuntuks, kuulus on alepsena. Kui tahad tuntuks minna, võid rannamaja ka minna. Aga mis ma soovitaks on see, et hakka nagu ennast filmi ja mõtle, mis sul endal nagu teha meeldib, alusta sellest ja kokkuvõttes filmi ja alguses sul on pigem nii või ongi see tunne, et sa nagu ei ole nii mugav selle kaamera ees nagu. See on alati cringe, kuniks see töötab. Jah, ega mul oli ka palju seda alguses, et eks ju sõbrad tegid ka nagu nalja ja saatsin mingi kuskil igasugu chatidesse nagu edasi. Jah, ma just tahtsin küsida. Aga selles mõttes jah, et siis kui oled läbi löönud ja siis enam keegi ei mõlis. Et ühesõnaga ainult tee, tooda. Jah, kokkuvõttes küll jah, et tee seda, mis nagu endale meeldib, aga see, mis endale meeldib, võiks ka teistele meeldida. Kuidas sul jah alguses see tagasi oli? Sa juba natuke rääkisid sellest, aga et emotsionaalselt, vaimselt, kas on mingeid raskeid hetki olnud või oled mõelnud, et ma panen selle sotsiaalmeedia üldse kõrvale, ma ei tahagi enam tegeleda? Selliseid negatiivseid kommentaare on, ma arvan, mul väga palju olnud. Ja ma ei ole seda hinge võtnud mitte kunagi nagu. Ma ei ole mitte kunagi sattunud kuskil depressiooni siin kuskil, et oh my god, keegi ütles mulle sotsmeedias halvasti. Ei, mul pole seda olnud nagu. Seda on lihtsalt nii palju olnud ja see käibki sellega kaasas nagu. Karastatud siis. Ja seda küll jah, selles mõttes kokkuvõttes kõik, kes on edukad inimesed kokkuvõttes. Neid kõiki, nad ongi palju heiditud, kui sa niimoodi mõtled. Neid kõiki heiditakse. Jah. Aga sa lood TikTokis sisu, kas ka Instagramis, Facebookis, on sul mingid YouTube platvormid? Ütlen ausalt, võiks rohkem vaeva näha sellega, et hajutada seda contenti. Nüüd ju väga oleneb, et kes mis kanalit siin nagu ka vaatab, kes sul nagu see audience on nagu, no inglise keeles on vist see, et vaadatakse kõiki kanaleid nagu sisu mõttes, aga Eesti mõttes näiteks pigem ongi TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels, seda kõike ju vaadatakse. YouTube'i neid shorts'e vist väga ei vaadata minu teada. Eestis ei vaadata üldse näiteks, mis olen mina ka tähele pannud. No või kui vaadatakse, seal tulebki ainult ingliskeelne sisu, et YouTube'i shortsid nagu eestlasena teha contenti eesti keeles, siin on täiesti pointless. Jep, seda ei vaata jah keegi nagu, et pigem YouTube shortsi mõttes pigem ongi, võib-olla mis kasutavad, on siis Eesti ettevõtted, kes ostavad reklaami enda nagu videotel ainult. Et
et jah. Aga oled sa mõelnud nagu YouTube'i peale ka üldse, et mingi pikemaid videosi hakata tegema, oma kanal teha? Jah, juba mõistsin su küsimust, ma olen seda proovinud. See YouTube ajastu minu arust on nagu veidike nagu möödas, mis oli... Aga sa tegid või? Ja ma olen teinud, jah. Ma isegi ei teadnud. Ma olen teinud. Aga see on veidike möödas, mina arvan, et siis kui rohkem olidki need Maria Rõnavel ja Victoria Villijõud, kes tegid sellist... YouTube'i tipphetke Eestis on. YouTube'i tipphetked, jah, ütleme nii. Praegu vist tehakse ikka ka, eks ju, sellist nagu long formi. Aga see ei ole nagu nii suur enam. Et kuidagi nüüd on nagu vaiksem see YouTube'i maailm minu arust Eestis just. Et üksikud, kes seal nagu midagi teevad, on ja, aga ma ei tea, kas vaatajaskonda nagu ka niimoodi on. Pigem nagu jah, need TikTokid ja Instad ja need shortsid ja asjad seal lähevad ikka peale. Inimese aju on vaata nii ära rikutud, et suudab keskenduda 5 sekki, siis tuleb juba uus asi scrollida, on ja. Mul on ka aju nii ära rikutud seda sotsiaalmeedia kausalt. Ma vaatan veel kiirendusega videoid TikTokis. See on nagu väga haige. Ma vaatan kiirendusega, ma panen kiirenduse peale. See on jube tegelikult. Ma olen enda puhul ka seda nagu täheldanud. See päriselt tegelikult nagu paneb muretsema. Mitte nagu, mis ma teha saan, mitte scrollida, aga samas see on nagu siuke sõltuvus ka vaata. No, ma tahan näha inimest või noort, kes ütleb tänapäeval, tal ei ole telefoni sõltuvust või sotsiaalmeedia nagu sõltuvust on ju olnud kunagi. Mitte et hetkel, aga üldse kunagi, et see ei ole olnud telefon käe otsas kogu aeg on ju. Mängin mingeid mänge, vaatan videos ja lihtsalt seal tunde telefonis veetnud on ju. Et mida see tegelikult meiega teeb, me saame vaata aru, aga samas ei saa aru on ju. Oleneb, ma olen mingi challenge ikka kuulnud, et iga kord, kui sa tahad minna nagu scrollima, et selle asemel, kui sa lähed scrollima, postita alati iga kord üks video kuskile sama kord. Et see pidi olema mingi lifehack, mis ma olen kuulnud, mis välismaalas on teinud näiteks. Influenceri lifehack. Jah, ma ise ei ole proovinud seda. Ma ise vahest, kui ma avastan ennast nagu seda sisu tarbimast, siis mõtlen, sa ei taha olla sisu tarbija, sa tahad olla sisu tootja. Siis käib see klikk ära, vaata, et tegele nüüd õige asjaga, et suuna oma energia kuskile mujal. Aga no. Jah, aga selles mõttes oli seal researchi kogumise mõttes peab ise ka scrollima. Aga eks, jah. Absoluutselt, jah. Ma tahan veel rääkida, kas sul on olnud suuri skandaale? Kas on olnud? Kas on olnud skandaal? Nagu rääst, et nagu terve TikTok rääkis sellest teemast, noh, nagu meil siin vahest on, et mingid skandaalikesed või mingid suksed suuremad teemad, paugud, mis oli nagu mingi teema. Eks on igasugused olnud nagu... Viimati oli see, kui ma lahku läksin, siis oli mingi suur teema. Kuulsuste värk. Ei ole. Kuulsus on halb sõna, ärme kasuta sõna kuulsus. Eestis ei ole kuulsuseid. No ei ole jah, kuulsuseid. Aga kes sa oled siis? Influencer? Võib-olla veidi tuntud. Veidi tuntud, okei. Ma käisin eile filmimas videot tegelikult pargis ja ausalt ka nagu. Kus pargis? No kus sa arvad? Tammsaare pargis. Ikka. Ja siis oligi nagu, mul oli see, et ma tahtsin ühte videot, kus on nagu palju noori ja seal on hästi palju noori, eks ju, Tammsaare pargis. Nii, ja siis ma korraks läksin pargi keskele ja ma karjusin, kes tahab videosse tulla. Ja ausalt üle 50 noore oli mingi paari sekundiga kohal ausalt. Sa oled nagu Eesti iShow Speed juba siis ja ma tegingi juba nalja, et nagu nii palju nagu teid, kuidas teid nii palju on nagu. Aga mis sa arvad sellest teemast? Võtame korra selle. No iShow Speed käis Eestis on ja siis nagu ma ei ole varem näinud, et eestlased nagu nii hullud on. Okei, need on noored eestlased on ja aga ikkagi, et eestlane on muidu siuke vaikne ja tagasi ja siis nagu kõik rahvas mingi jookseb, karjub. Mis sa arvad sellest teemast nagu? Ma ütleks, et Speed Eestis käis on ikka nagu väga suur asi. Ta on maailma kõige tuntuim streamer kindlasti kindla peale. Ja üli laheti siin Eestis käis, nüüd siin on mis siin, see 30 000 teema vist tuleb ka mängu. Ja, no nüüd oligi, et noh, nii-öelda vanem generatsioon natuke võib-olla siis on jakkas nagu seal jonnima, et meie maksime ja kes see siin üldse siuke on ja miks ta nagu siukses riietuses mingi seal valitsuses käis on ja mis sa arvad sellest? Aga mõtle, kui lahe tegelikult kohtus peaministriga, tegelikult see stream oli väga-väga sisukas, ta käis siis ühe päevaga läbi 3 Balti riiki, mis on tegelikult väga ebareaalne, et kuule eralennukiga käid, paned 3 riiki läbi nagu Eesti, Läti, Leedu. Aga vist ongi esimene streamer üldse, kes niimoodi tegi laivi 12 tundi ja käis 3 riiki järjest läbi. Jep, ma nüüd tegelikult ise nädalavahetusel tegin järgi sama asja põhimõtteliselt. Päriselt? Ja, aga ma tegin nagu ingliskeelse contentiga, ma käisin nagu Riias ja Vilnuses, ma tegin nagu ingliskeeles. Kus näha saab? Markus Alakrips Sinive TikTokis. Eks sa teed ta nagu lühemaks videoks? Ja nagu short form contenti mõttes lihtsalt tegin nagu videoid. Samas mõttes nagu Balti riigid läbi. Aga sa ei ole mõtlenud nagu hakata neid pikki nagu striime tegema laive, no mitte TikTokis, aga kuskil mujal platvormil? Ma olen sellele mõelnud, aga see on pigem eesmärk siis, kui ma jõuan veidike nagu suurem audientsini veel. See number peab olema? Siis kui Markus streamima hakkab? See ei ole veel paika pannud? Ei ole otseselt pannud, aga ma ei tea.
välismaa mõttes, kui on 100 000 jälgijat, sa tegelikult oled mitte keegi. jaa, välismaa mõttes küll. Selles mõttes, et see ei ole midagi. No samamoodi tegelikult ju vaatamised. Mul on ka video, kus on nagu 13 miljonit, 14 miljonit vaatamist ja mis ma teen nendega? Mis need mulle andnud on? Mitte midagi. No teine asi on juba see, kuidas sa neid kasutada oskad, on ju. Aga no üks asi on selles, et kui sa teed ikka sellist mingit, ma ei tea, vahepeal postitad mingit relatable sisu nagu, siis ongi, et kuule, kui sa teed 100 videot, väga võimalik, et sul üks neist saab mingi üle paar miljonit vaatamist nagu reaalne nagu. Saadki korra selle vaatamist kätte, ega tegelikult midagi sellega edasi ei tee nagu. See, kes on nüüd sisul ja siis kokkuvõttes, selle eesmärk on see, et ta hoida seda consistency't nagu, et iga video ei pea saama sul nagu miljonid vaatamisi, eks ju, aga kui sul saab iga video juba see mingi paarsada tuhat, nagu see on juba see asi, mis nagu mängib rolli. Next level. No on ütlus ka, et sotsiaalmeediasse sisu luues, kui sa nagu oled järjepidev, ei ole küsimus see, et kas video läheb vairaliks, vaid millal mingi video läheb vairaliks, on ju? Selles mõttes, et mingite videotega juba on teada, et mis läheb vairaliks, nagu sisetunne ütleb ära, et see on nii kindel. Sul on ka olnud seda või? Väga palju, jah, väga palju. Sa juba tead, et see töötab nagu. Sa juba tead. Ma mõtlesin, ma olen ainuke. ei ole. Kui sa mõistad seda mängu, kuidas see mäng käib nagu, siis sa lihtsalt tead. Aga on sul mingid meetodeid nagu ka, et kuidas sa nüüd ajad selle video vairaliks? Ma ei tea, hakkad ise teiste kontode alt kuidagi laikima, jagama või lihtsalt postitad ja ootad? Või mingid meetodeid nagu ei ole? Oleneb. Inglise keeles sisutähes on nagu see, mis on kehv, on see, et esimesena viskab video siis nagu kokkuvõttes, kui sa Eestis postitad, viskab esimesena eestlastele. Ja eestlased väga ei viitsi seda contenti vaadata. Ja see viskab selle reach'i alla ja siis kokkuvõttes video ei lähe vairaliks, kuna eestlased ei viitsi laikidega ka midagi. Aga kas sa oled mõelnud SIM-kaarti vahetada? Olen proovinud ja ei tööta. Ja siis kokkuvõttes ongi, ma just tegelikult millalgi alles tegin nagu video ka enda eestikeelsele kontole, et nagu palun ärge kommenteerige eesti keeles mu ingliskeelsed videoid nagu, sest ta nii nagu võtate mu selle engagement'i nii kalla, miks te mul nüüd eestikeelse kommentaari panete sinna, kommenteerige mu eestikeelse konto palju tahate nagu, heas mõttes, ärge kommenteerige ingliskeelsel kontol eesti keeles, nagu mis see annab? Siis teedki ise mingi 10 kontot, vaata, sa paned ingliskeelsed kommentaarid, hakkad ise laikima neid ja siis reach tõuseb. Ma ei tea, kui hästi see tegelikult toimib, kui sa nüüd ühe seadme alt teed neid konto, siis on nagu sa shadowban'id enda video kokkuvõttes ära, et su enda video ei saa vaatamisi. Kas sa oled kunagi shadowbanned olnud? Väga palju, ma arvan. TikTokis just? Jaa, väga palju. Eks videod on väga palju siin. No mis mu parim näide oligi, et panin selle, mitte see sama, mis selle maailma lühem lend video inglise keeles, aga panin ühe teise, mis sai ka paar miljonit kokku. Alguses panin ülesse, oli mingi paari tunniga, oligi mingi 100-200 vaatamist, panin uuesti, oli paar miljonit, eks ju. Et sa ikkagi, kui sa näed, et video sai kuidagi shadowban'i, sa võtad maha ja paned uuesti. Kusjuures mul on ka tulnud seda ette, et võtamegi näiteks TikTok, et muidu on ka mitu tuhat vaatamist regulaarselt igal videol ja siis ma panen video, läheb päev 2 mööda, seal on 100 vaatamist, ma olen nagu, mis asja, võtan maha, panen uuesti. Ja ei lähe, võtan maha panen uuesti nagu 3 korda ja ikka ei lähe, siis ma lihtsalt olengi alla andnud ja nagu ma ei viitsi enam nagu re-uploadida. No nüüd oleneb, vaata, et sa pead ise aru saama, et kas su video oli otseselt mõttes sitt või tegelikult see asi, mis vääris vaatamisi. Eks võib-olla ise ka enda nagu näol. Äkki arvad, et tegelikult see video on hea, aga tegelikult eks ju ei ole. See võib ka kindlasti olla teema. Oled sa küsinud nagu nõu ka oma sõpradelt või perekonnast, et teed mingi videosid, kas see on hea või ei ole? Väga palju, jah. Rohkem alguses oli seda. Aga eks vahepeal ikka näitad mingi pereliikmetele, eks ju. Et no oleneb. Vaata, võib-olla vanematel inimestel nagu näitad, siis nad ei mõistagi seda nagu asja, oleneb, mis sa nagu postitad ka. Mis sa sellest striimimisest ikkagi nagu arvad? Nii räägime speedist juba. Mis ma arvan, see on nagu, ma räägin just kui speedist, et see oli üliäge, et ta Eestis käis nagu ülihea Eesti tuntuse kasvatamine kindlasti. Ja miks on noored tema järgi nii hullud? Sellepärast ongi maailma tuntum striimer. Tal on ülilahe karakter, ta paneb hullu. Kõik see. Aga kas sa arvad ka, et nagu paljud hakkavad järgi tegema, et üritavad nagu tema moodi olla, nii-öelda striimides teevad sama asju, mis tema teeb või pigem see ei lähe nagu läbi neil? Välismaal taolisi striimerid on veel, kes selles mõttes iShow, Speedi niche on nagu IRL striimimine kokkuvõttes ongi, et nagu päris elus teeb asju ja teeb, eks ju. Jah. Huvitav asi oli see, mis ma ise mõtlesin ka, räägiti sellest 30 000 eurost meedias, eks ju. Minu arust see oli kindlasti üliväärt investeering, aga fakt on nagu see, et ta oleks nii või naisisse tulnud. Mis mina arvan, et ta nii või oleks läbi käinud siit, kuna tahtis igas maailma riigis nagu striimida. Aga ma arvan, tegelikult oli ikka Eesti, Läti, Leeduga tal oliks, et ta pole esimene striimer, kes nagu teeb 12 tundi striimi ja käib need 3 riiki läbi, nii et... Ja selles mõttes ikka hea investeering oli nice.
Kas ise ka käisid, üritasid näha teda, vaatasid, käisid kohal? Mul oli just hommik kinni, siis nagu ma tegelikult tahtsin, ma tegin just videoga mingi sotsmeediasse, nagu ma teadsin, et järgmisel päeval Speedtall Base'is ma tegin video, et ma ütlesin, kuule Speed tuleb homme Eestisse. See oli mingi 100 000 vaatamist vist ma tegin, kus ma ütlesin seda. No Eesti kohta 100 000 on juba päris kõva TikTokis. Ja siis mulle hakati juba kirjutama, et kuule Speed tuleb Oldehansasse sööma nagu, sest töötajad lekitasid kokkuvõttes selle, et tal on broneering. Ja siis tänu sellele, kuna töötajad lekitasid sellest, pärast hiljem Speed ei tulnudki sinna, kuna see oli lekitatud, et ta tuleb. Töötajad lekitasid. Päriselt, issand, aga tead sa veel mingid siuksed juhtumid Lätist, Leedust, et mis nende kohtade käimistega oli, et täpselt kas kuskil lekitati seda infot, ma tean, tal seal Lätis läks päris hulluks või mingi terve see, ütle nüüd square, keskväljaku täis inimesi oli seal nagu kohal ja siis mingid politseid ja asjad ja nagu, et tegelikult korraldatakse tähelik hullu maja linnas, vaata. Ja selles mõttes tal oli väga mugav, et tegelikult nagu selles mõttes selle diili tegi, vaata, nende kuidas öelda turismi sihtasutustega, kuna ta sai nende poolt ka selle turvateenistuse ongi see politsei eskordi, eks ju, mis on tegelikult nagu ülivajalik tallest, kuna tal ongi need fännid nii hullud, eks ju. Mis ma tahtsin veel öelda on see, et Leedu näitel ma tean üks, kes oli samamoodi tema tour guide nagu Eestis oli Sevakin. Tema siis lekitas ise terve tema nagu teekonna enda Instagrami stories. Oh my god. Ja mis oli nagu mega funny ja siis Speed tal nagu streamis käis küsis, et kuule, kuidas nad kõik nagu teavad ja siis see tüüp oli vait, aga tegelikult pani Insta story. Päriselt? Ja siis kõik kirjutasid ka, et Räiga Reetur on see tüüp, kes surgaid oli. No tagantjärgi midagi nägin ka ja et ei tehtud korralikku uurimustööd, et kes teda sinna üldse nagu võtab ja näitab talle neid asju ja mis iganes skandaalid seal olid. Aga kas sul endal peale nüüd siis striimi mõtete on ja tänavaküsitluste, kas sul on veel tulemas mingeid uusi formaate, mingeid ideid, mida sotsiaalmeedias teha, läbi viia? Ma ei tea, asju me teha on palju. Kokkuvõttes, et selles mõttes ideed ja asju jagub, ma otseselt midagi otseselt rääkima ei hakkagi. Parem on vait olla vahest ja lihtsalt näidata tegudega. Seda kindlasti ka nagu pigem rääkida, vähem teha rohkem. Aga selles mõttes jah, asju, mida teha igapäevaselt on tegelikult nii palju, et peabki keskenduma üldse millega tegeleda nagu, see on nagu eraldi küsimus. Mis ma ise märganud viimasel, et palju sellist USA formaate on nagu Eesti nagu tegelikult YouTube'i toodud, mis oli samamoodi, mis need Sideman, et tegid, ma ei tea, mingi dating show'd igasugused, mis on nagu tehtud erinevatel kanalitel. Selles mõttes lahet tehakse. Selles mõttes ei ole YouTube surnud, seda tehakse. Seda me ei mainitki. Seal vist on vaatamisi ka. Ja seda vaadatakse, see on ju nii viral content. Aga no ja siuksed nagu basicumad YouTube'i, mis kunagi olid populaarsed mingid vlogid ja challenge'id ja siuksed asju vist keegi üldse enam ei tee. Ma ei usu. Challenge'id. Nüüd hiljuti taheti ju tuua uuesti see Water Bucket Challenge või mis iganes. Sa tegid ka seda? Ma kunagi ise tegin 2014 tegin seda. Ma olin mingi üliväike, siis ma olin mingi 11 aastane. Mina nomineerin. Aga see just alles hiljuti, mingi mõned kuud tagasi nagu käis jälle sotsiaalmeedias ringi, mõtlesin, mida asja, et nagu ajalugu kordab, et tulevad mingid vanad trendid tagasi. Ja, mis see Mannekeeni challenge pidi ka vist tulema, kunagi oli see Mannekeeni. See oli 2016-17 midagi siukest, jah. Jah, ma ei tea. Mis su lemmiktrend on olnud? Nagu taoline trend või? Ma ei tea üldse. TikTokis. Oled ise mingit kaasa teinud? Nüüd oma sotsiaalmeedia nii-öelda ajal. Iga need trende on väga palju olnud. Nii raske nimetada mingit ühte kindlad. Mõni lemmik. Ma ei oska sulle nimetada neid asju nii palju lihtsalt. Sotsiaalmeedia. Aju on nii ära rikkunud ja muusin juba nagu. Oi jah. Ma vaatasin, sa reisid päris palju. Pluss nüüd sa teed neid reisi nii-öelda ingliskeelset sisu on ja räägi natuke sellest, et kus sul see üldse, sa 18 kohe hakkasid reisima või kus sul see reisimise teema üldse tuli ja see ingliskeelse sisu loomine? Ma olen tegelikult väiksest saati juba reisima, ma rääkisin tegelikult korraks sulle, et ma olen tennisega tegelenud, ma käisin nagu välismaal võistlustel. Üks väga huvitav story, kus mul selline reisimis iseseisvus tekkis, oli see, kuidas ma põhimõtteliselt pidin lendama 13-aastaselt üksi Ameerikasse. Nagu täiesti üksi, polnud mitte ühtegi. See ei olnud otselend ka on ja mingid ümber istumised? Ei, ikka vahemaandumised oli 13-aastaselt, mis ma üksi nagu lendasin, mis oli väga suur asi minu jaoks. Ma räägin sellest stories. Said hakkama? Oled siin? Sain hakkama ja ikka sain. Kokkuvõttes oli see, et ma pidin minema nagu perega USA-sse Floridasse nagu tennisvõistlustel, nad tulid nagu minuga kaasa. Läheme siis varahommikul lennujaama. Ja siis loomulikult, et minna siis USA-sse peavad olema viisad asjad kõik tehtud. Meil olid tehtud. Läheme siis sinna check-in deski, anname kõik enda passid.
ulatan siis ka mina enda, ta vaatab kõiki neid passe ja siis ütleb, et kallis Markus, et sul pole viisat nagu. Aga asi oli selles, et mul viisa oli tehtud vana passi peale ja ma läksin uuega. No. Ja siis oligi see, et ta andis meile ultimaatum, et kuule, et kas terve pere ei lenda või ainult Markus ei lenda. Ja siis me otsustasime, et siis ainult mina ei lenda, et ei lähe need piletid, eks ju, raisku. Ja siis kokkuvõttes tegelikult oleks nagu see olnud, et ta oleks võinud meid lubada nagu Oslosse, kus oli meil see vahemaandumine, et selle aja jooksul ma oleks arvatavasti saanud uue viisa, aga ta ei lubanud, oleks võinud. Ja siis oligi see, et peres lendas üksi ära ja siis ma just vaatasin, et mingi tund peale lendu põhimõtteliselt tuli mulle ka see viisa juba. Et kui ta oleks tegelikult lubanud, siis oleks nagu saanud, aga siis kokkuvõttes oligi see, et võtsin uue lennu, vanemad siis ostsid uue lennupilet ja järgmine päev lendasin üksi nagu sassi järgi. Ja see kindlasti väga palju kasvatas nagu iseseisvust, et nii pikalt ei üksi lennata. Nagu täiesti üksi. Aga kartsid ka? Ei. Üldse mitte? Teadsid, kus minna? Aga need ümberistumised, kas keegi nagu seal lennujaama mingi töötaja ikka ootas sind ja minu arust ise vaatasid sealt tabloode pealt, kuhu minema peab, mis numbrid ja kellaajad? Just täpselt niimoodi. Nii oligi. Aga 13 jah, päris noorelt. Et ma tean, seda vist on ka, et see lennusaatja nagu teenus, et mis ongi noorematel, kes lendavad üksi, aga neil ongi, et saadetakse siis, eks ju, aga mul seda ei olnud, ma ei teagi, miks mul. Ma mõtlen, pannakse sind lennuki peale ja siis kui tuled, siis võetakse sind sealt ära. Ja, aga samas 13 oli ju nii väike ka. Nojah, aga samas vaatad ikka mingit, no okei, tänapäeval 13 aastat on juba teine asi, aga mõtlen, kui mina 13 olin. Ma mängisin barbidega, nagu ma üksi lendamine. Ma lendasin üksi alles siis, kui ma 18 sain nagu. Et no jah, 13 ja see on ikka päris kasvatav. Ma tea, mis see üksi reisimise vanus vist ongi praegu 16 vist on see, kus sa vist ise vist lennupiletid asju osta. Vist minu arust. Ma ei tea, mis ma no 18 kindlasti juba ja võib-olla siis enne seda paar aastat, aga no okei, 16, 17. No kui ma tagant järgi vaatan, mõtlen, kui ma 18 sain just ja hakkasin üksi lendama, et nagu no ma ei tea, no selles suhtes ka oleneb, mis taust sul on. Kui sa perega oled palju varem reisinud ja käinudki välismaal, sa juba tead, kuidas lennujaamast asjad käivad, aga kui sa alles 18 esimest korda hakkad reisima ja lennujaama lähed on ja siis on juba teine asi. Ja oleneb jah, mis sul see kogemus all, eks on. Aga by the way, mul tekkis sulle huvitav küsimus, mis on kõige odavam lend, mis sa kunagi saanud oled? Ma ei tea, sest ma ei ole ise lennupiletit ostnud endale. Ei ole ostnud, lege. No, kui ma olen nii-öelda perega reisinud, siis ma ei ole ise pidanud ostma. Jällegi, kui ma nagu käin kuskil, mina ei maksa, mul mees maksa. Aga mis sul on? 9 eurot vist. Kuhu? Nüüd ma pean mõtlema, sest see on päris raske mõelda. Kas see oli vist Viinist Bratislavasse vist, ehk siis Austriast Slovakkiasse? 9 euri. See mingi viimase hetke pakkumine, mingi sooduspakkumine. Ei olnud isegi viimase hetke pakkumine. Sa lihtsalt lähed sinna, no praegu see on nagu spontaanselt reisid või teedki ma neid videosi ja neid ingliskeelse contenti tuure, kas sa nagu vaatad lennupiletit järgi, kuhu oleks hea minna või enda aja järgi või kus neid odavaid pileteid nagu leiad? 9 euri? 9 euri on jah kõige odavam olnud, mis ma olen saanud. Väga palju ma olen lennanud sellise mingi 12,99 per lend, nagu väga tihti näiteks, kui te vaatate Skyscanneris. Skyscanner on tegelikult parim koht, kus nagu vaadata lenda. Skyscanner? Skyscanner, annan nippe. Ma ise on nii nagu odavate lendude fanatt, mainin sellega ära. Et ma ise tavas, kui ma vaatan lenda, vaatadki Skyscannerist, võtad Skyscanneri lahti, paned seal searchi whole month ehk siis nagu terve kuu lõikes ja siis näebki Tallinnas, kuhu on kõige odavam, eks ju lennata. Siin nüüd rääkida juba uutest asjadest ka, et okei, pane enda seade nüüd sinna incognito private mode, et siis ei saa trackida seda, et kus sa nagu vaatad, okei, no see selleks. Sest et need hinnad alati tõusevad? Ja, et mida rohkem searchid, eks ju. Aga no kokkuvõttes ongi, vaatad sealt Skyscannerist välja, kuhu lennata tahad ja osta alati läbi selle sama lennufirma, kellega kes lenda. Näiteks, kui sa näed, et Tallinn-London on Ryanairil odav lend, siis ostad läbi otsa Ryanairi kodulehe, et kui mingi tõrkadased peaks olema kordades lihtsam, kui osta nagu vahendajad. On sul olnud mingid siukseid takerdusi? Takerdusi mitte, aga mul on vahepeal nagu see, mis ma olen ise nagu testinud seda. Ma ostsin, nagu ma nägin Skyscannerist, et üks kindel lend oli sellise platvormil nagu Kiwi, selline nimi. Ma ise olen seda kasutanud. Jah, ma nägin, et seal oli nagu palju odavama hinnaga ja ma ostsingi nagu läbi selle, aga
väga juram oli nagu tegeleda, et seda boarding passi kohe kätte saanud, pidi lennujaamas nagu ootamine, tavaliselt saad ikka seal mobiilse oma, nagu siis ei saanud. Ma ei tea, sellist juramist on minu arust nagu see rohkem. vist on see, kui sa võtad mingi läbi äppi, kus ta paneb sul need connected flights eri lennufirmade poolt, et kui üks cancel, sa ei saa midagi teha, vaata. Et kui ei ole sama lennufirma või siis otse lennud asjad on ja. Jah, sellega nüüd oleneb vist, et kui sul on sama lennufirma, et siis sa saad nagu. Siis või kui nagu midagi hilineb selle. Siis on nagu see connection nagu olemas ja. Aga muidu, kui sa ostad eraldi need piletid, siis sa pead lennujaamas või eraldi tegema selle layoveri. Võib-olla vahepeal nagu see, et pead isegi seal lennujaamast nagu välja. Ja kohvri võtma ja. Oleneb, millal sul eks on see. Et ma ise olen vahepeal mõelnud, et kuule, mul on 3 tundi seda vahemaandumist, et kas ma ikka saan nüüd siit läbi, nagu need tahavad, et ma lähen lennujaamast välja. Et isegi vahepeal nerveerinud. Millal olin kuskil, kas Istanbulis ja kuskil. Siis mõtlesin korraks, et okei, kas ikka saab. Mis sul kõige pikemad lennud on olnud? Või kus sul kõige kaugem riik on olnud? Kus sa oled lennanud käinud? Te prolli on ka USA nagu, ma arvan. USA prolli. Aga kõige lemmikum riik? Võtame Euroopast. Euroopast, väga ilus, kuhu suvel reisida on kindlasti Budapest. Budapesti linn on niivõrd ilus nagu. Võtsin endale selle paadikruisi, mis nagu läbi selle jõe läheb nagu hästi ilusad vaated, nagu mega ilus, nii toredad inimesed ka tegelikult, see oli unlimited nagu Prosecco kruis tegelikult, et sa saa juua nagu nii palju, kui tahad. See selleks, see ei ole tegelikult kõige tähtsam, tegelikult tahtsin vaadetest rääkida. Aga väljapool Euroopat? Väljapool Euroopat, ma arvan Araabia Ühendemiraadid on lemmik kokkuvõttes, sest mulle endale meeldib haigelt jetiga sõita. Kus sa käisid? Dubai, Abu Dhabi? Dubai, Abu Dhabi olen käinud. No ma tegingi Middle East tuuri, millal ka ma käisin seal Kataris, Kuveidis ka. Aga mul oli korraks see, et ma sattusin Ramadani ajal nagu Katari ja Kuveitis oli see, et nagu väljas süüa saanud, aga muidu oli nii nagu peaceful. Mis tegid siis? Nälgisid või? Ei, ma ei nälginud sulle. Tellisin lihtsalt hotelli tuppa süüa enda, nii mugav oli tegelikult. Aga inimesi nii palju vähem, nii mõnus oli tegelikult ringi käia nagu. On kuskil omas mullis ära. Jah, aga Ramadani ajal on see ka, et nagu väljas ei tohi süüa ega juua, isegi vett ei tohi juua, kuigi palav. Et aga... Ise ei mõelnud, et teeks kaasa või? Vahepeal ju hakkas mõtlema, et kuule, ma ei tea. Dubaist rääkides, mis sul muljed olid? Meeldis? Läks tagasi? Dubai linna mõttes mulle väga-väga meeldib nagu. Või meeldis mingi teine linn rohkem? Ei, Dubai on kindlasti lemmiku. Ma ütleks kindlasti Dubaiga on nagu see, et kui sa oled selline inimene, meeldib asju kogeda ja teha, see linn on kindlasti sulle, kui sa oled selline, kes tahab hotelli toas, tahab rannapuhkus, seda saab seal kindlasti ka teha, aga ma arvan, kõige lahedam on nagu see, kui sa teedki asju ja kogeda asju ja teed, eks ju. See on nagu kõige lahedam selline kasutus. Kui ma ise käisin, siis ma ütlesin Dubai kohta, seal oli 4 päevaga enamus asjad tehtud ja siis nagu vsio, et Mis sa tegid? No on siis mingid safarined reisid ja kõrbes käigud on ja siis käid seal selle pika torni juures ja seal shopping mallis on ja basic on ja jetiga sõitmas ja nagu ikka turistikas vaata. Aga et siis seal ongi nagu see limiteeritud, see kas teed seda uuesti või nüüd sa lihtsalt puhkad. Et selle kliima on ikka nagu hea ja parem kui Eestis on ja puhkus, aga... Praegu oleks ka mõnus minna sinna, mõtlen üle 40 kraadi. Ma käisin, jaanidel käisin ka just Dubais. Päriselt? Mitu kraadi oli? 36, aga hästi mõnus oli mulle haigelt. Ja meil jaanide ajal Eestis oli... Ja siis ma nautisin jaane, vaatasin teile olid need vihmased jaanid. Meil on üldse vihmane suvi see aasta olnud. Ausalt, minu arust on üks külmim talv, mis on olnud üle mingi pika aja. Talv, suvi. Nagu nii külm. Nüüd praegu vist tulevad veitsa soojam. Juuli keskelt hakkas üldse minema soojamaks ja aga enne seda, nagu muidu on alates maist, vaata. Aga meil on kliima soojenemine. Räägi manifesteerimisest. Manifesteerimisest või? Sa kuskil rääkisid, sul oli nüüd jõuame reisimine ja sa käisid mingil filmi esilinastusel kuskil, hullult uhked värgid, videod, kõik baleriin oli vist selle filmi nimi või? Räägi sellest veits, kus jõudsid sinna? See oli nii lahe. Ma olen käinud tegelikult sellisel 2 kokkuvõttes filmi esilinastusel. Eelmine aasta ma käisin... Välismaal siis? Ja välismaal. Eelmine aasta ma käisin Kopenhaagenis, oli selline film nagu Borderlands, mis põhineb siis ühel tuntud arvutimängul. Ja selle kohta oli film, seal oligi põhimõtteliselt selline influencerite selline üritus, kuhu mind kutsuti. Eestist ainsana. Läksin sinna, loomulikult mul haigelt meeldib inimestega suhelda, rääkis kõik influkatega seal juttu, ülilahe, saab arutada erinevatel teemadel. Ja siis oligi eraldi seal
tehti ka sellisel filmisetil tehti üks kindel sketš nagu läbi, kus oli nagu selline väike filmi nagu robot, mis see robot oli nagu peategelane seal filmis ja sellega tehti üks nagu röövimise sketš järgi, et olid eraldi suured green screen'id ja siis nagu auto mingi sõitmist mängiti läbi ja kuidas mingi kõike seda said lähedalt näha. Ja nagu nii laheda kogemuse sai. See oli esimene niuke kokkupõle suurema esilinastusega, kus ma käisin. Ja siis pärast oli näitlejaid kahjuks seal ei olnud kohal Kopenhaagenis, aga muidu oli ikka ülilahe. Ja siis nüüd ma käisin mais, sellise filmi nagu Baleriin esilinastusel, mis ma ütleks, ma ei tea, kas see on ikka veel kinodes, aga see on nagu, ma arvan, selle aasta parim film. See oli Eesti kinodes ka? Ja, ma loodan, et see on veel, sest see on nagu parim film, mis on veel. Netist saab ka vaadata, aga. No seda küll, kõik vaatavad seal voogedastustest. Aga jah, see on minu arust ülihea film ja siis ma käisin seal Londonis ja esiteks oligi meil mingi suur õhtusöök, läksin sinna kohale, kõik influencerid, üli tore oli, baleriinid tantsisid, siis oli filminäitlejatega oli selline Q&A, kus kõik need rääkisid, üks tuntud näitleja Anna de Armas, kui oled kuulnud, üks tuntud Hollywoodi näitleja, tema oli peaosas seal. Tema rääkis, teda nägin, näeb tuntud Hollywoodi näitlejaid, oh my god. Ja siis järgmine päev oligi see filmi nagu esilinastus, oligi selline suur nagu red carpet event Londonis. See tegelikult oli musta vaiba event, kokkuvõttes see on nagu punase. Black carpet event. Ja hästi selline šik üritus. Ja oligi, lähed sinna carpetile, näen kõiki neid tuntud näitlejaid, kes seal kõik kohal olid, Pedro Pascal, oh my god, Keanu Reeves, John Wick, eks ju. Kõik tuntud näitlejad kohal. Ja noh, ikka uhke tunne, kui saad sellise. Või läksid sinna vaiba peale, siis tehti pilt. Ja tehti pilt. Mis tunne oli? Väga nice tunne. Mul vahepeal olid need metaprillid ka peas, vaata, mis filmivad, mis sai väikest POV-d teha sellest nagu üli lahe oli. Ja siis kõik need näitlejad seal enne filmi veel rääkisid nagu see peategelane Anna de Armas kokkuvõttes tegi nii niukse südamliku kõne seal veel. Väga tore oli. Ja siis pärast ma sain näitlejatega aftekale. Nagu näitlejatega afterpartyle. Hollywoodi nagu A-list celebrititega aftekale. See on vist kõige hullem kogemus, mis on olnud. Hullem kogemus? No äge, no. Jah, väga põnev. Ma kõigest ei saa rääkida. Aga ei nagu otses mõttes ei saa millest rääkida. Millest ma saan rääkida? See oli see... Kuidas lihtsalt tuldi juurde kutsuti, et lähme? Nüüd on äftekas, nüüd tule. No kokkuvõttes oli see, et ma sain ühe Prantsusmaa influkaga tuttavaks, saime nagu sõbraks ja siis tema pani mulle Instasse nagu sõnum, et kuule, et aftekas nagu filmi castiga sellel tänaval Soho nagu sellel districtul, et tule sinna, aga võta kaasa coin. Ehk sai kaasa ühe kindla mündi eelmisel päeval ja siis mul oli see, mul polnud seda münti. Mul polnud kaasas seda, sest ma just hakkasin nagu kuna mul oli nii pikalt sinna hotelli nagu minna tagasi metrooga, siis mul oligi nagu see, et kas ma saan ilma selle mündita nagu sisse. Siis läksin korraks esimest korda proovima, kas saan ilma mündita. Ei saanud. Siis mingi turvamees on kohe seal all ja ütleb, et anna münt, muidu ei saa. Turvas oli palju seal, kes olid. Aga oli põhiline see, et see münt on nagu olemas ja siis nagu seda ei saanud. Sõitsid metrooga? Ei, ma ei sõitnud. Ja kuna mul üks teine Leedu infokas, kes on ka see hästi filmifanaat, tema tahtis ka nagu tulla, aga ta oli juba hotellis, siis ma läksingi nagu proovima, et kas ma saan sisse, aga ma ei saanud. Ja siis ma ütlesin talle, et tule ikka vaata, aga siis kokku ma sain selle sama coin'i ühelt Läti influencerilt, läksin tema hotelli juurde, mis oli lähedal. Nad ise ei tahtnud peole minna? Ei tahtnud tulla, jah. Ta ei tahtnud tulla, see oli suht salajane. Ta ei kuulnud vist sellest. Aga pärast ta mõtles, et kuule, ma oleks tegelikult tahtnud. Ta ei teadnud peost midagi, sa lihtsalt anna ma münt. Kus ta reaktsioon oli siis? Ei, ta tegelikult teadis, aga ta oli tegelikult väsinud ka. Aga siis ma võtsin tema selle mündi ja siis sain sisse sinna ja olidki kõik tuntud näitlejad kohal. Siis nagu mingi klubi moodi? Selline house party stiilis ja oligi hästi eksklusiivne. Nagu filmis? Nagu filmis, üli lahe kogemus ja oligi kõik olid kohal seal Walk of Dead'ist tuntud kui Norman Reedus, üks tuntud näitleja, temaga sai pilti isegi, aga väga ei taha neid tüüdatagi seal keskkonnas ongi, et kuule tegelikult kas saaks selle pilti ja siis tegelikult rääkisime juttu veel seal ka nagu väga crazy, sellised tüüpe nagu näha päris elus, väga haige. Samas seltskonnas olla pidu panna. jah, väga huvitav. Näha on üks asi on ju. Väga huvitav pidu. Väga lahe. Kus sul tuli üldse see kutse nagu? Tule nüüd meie filmi esilinastusele. Samamoodi ainult sind Eestist kutsuti, jah? See oli kokkuvõttes, oleneb nüüd, kuidas see käib. Minu puhul käis see läbi kohaliku filmi nagu distributori, kes siis Eestis filme levitab ja tema siis saatis kutse mulle. Väga lahe. Nii et jah. Ja nad valisid siis sind lihtsalt sotsiaalmeedia põhjal välja või sa
ei küsinud, miks just mina? Sotsiaalmeedia teemal ka kindlasti. Ja nagu ma ei tea, mulle meeldib reisida, miks mitte. Väga ala, no et CV-d kuskil ei saatnud, et selle põhjal nagu valiti. No jälgaskonna mõttes vaadata ikka nagu jälgaskonna statistika ja selle kõik tuli saata. Et aga no selles mõttes ongi alati huvitav vaata, et kui Kopenhaagenis olingi, rääkisin ka ühtede kaksikutega juttu, kes olid Poolast ja siis on nagu huvitav rääkida, et räägime juttu, et kuule, kui palju jälgad siis kellegi eks on ja siis mina räägin, et kuule, mul tol hetkel vist oli mingi 80 000, rääkisin, et mul on 80 000, siis ütlesid, et no meil on 20 miljonit TikTokis. Okei, see on 20-kordne Eesti rahvaarv. Nice. Ei nice jah. Selline teema nagu, et nagu Eestis oled tegelikult nagu nii väike influencer, sul on jälgiks nii väike, aga need kutsutakse teistest riikidest, nad on nii suured influencerid juba. Siis mõtled, hea on ikka Eestis olla, et tahad midagi saavutada, siis saavutad väga lihtsalt selles mõttes sotsiaalmeedias on ju. Jah, nii et hakkabki sisu tegema. Just. Unistused paika. Aga kas olid mingid kriteeriumid ka, et nüüd sa pead looma sisu, kui me sinna saadame, kui sa sinna lähed? Kindlasti, aga mul oli ka see, et ma ise tahtsin ka nii väga seda sisu juba luua. Sellises kohas oled ise tahad teha ja jagada ka ja nii väga nagu. No kui see teema nii tõmbab ja siis. No sul oli pealkiri seal, et kas manifesteerimisega midagi oli? Ma täpselt sõnastasin mäletada. Sa vist mõtled ühte sellist klippi, kus ma olin väiksena ja siis ma rääkisin kaamerasse midagi, et tere, ma olen Markus, tere tulemast mu YouTube'i kanalile või midagi. Eriks see 16-15? Ja see oli mingi 2019 üldse filmitud, nagu siis ma tegelesin veel spordiga. Ja siis ma ütlesingi kaamerasse mingi suvalise lause naeratades, nagu naljakas nägi välja. Ja siis ma kasutasin seda sama klippi. Sa olid seal black carpetil ja fancy. Selles mõttes ikka lahe nagu. Ootasid siis manifesteerisid päriselt seda hetke või? Väiksele Markusele oleks see kindlasti meeldinud. Oleks meeldinud. Aga praegu on sul mingi siuke siht või eesmärk unistus, mida sa nagu manifesteerid? Kasutad sa üldse seda asja või lihtsalt liigud? Eks ikka, aga rohkem nagu vaiksemini väga, mis ma ikka siin räägin niimoodi. Saladused? Jah, saladused jah, aga jah, issa, ma jooksen nii kokku juba. Tund aega tehtud ka juba, aga ma küsin siia lõppu nüüd sinu enda küsimuse tänavaküsitluselt, et kui täna oleks viimane päev elada, mida sa teeksid? Appi, see on nii vana küsitlusest, mis sa küsid. Aga sinu enda küsitud. Ja mäleta, mis mulle vastati, selle oli väga palju seest, et rööviks panka. Igasugu sellised vastused tulid. Aga mina kokkuvõttes arvan, et oleks lähedastega, ausalt öeldes nagu, sest mina arvan, et see on see, mis loeb. Lõppude lõpuks. Kokkuvõttes on, et pigem su lähedased ja pere on see, mis kõige rohkem loeb. Panka ei hakka röövima minema. Ja, no pigem koju. Panka vist ei lähe jah, röövima nagu selles mõttes, aga. No siia vahel juba enam-vähem sai öeldud ka, et kui keegi tahab sotsiaalmeediaga alustada, siis lihtsalt hakka looma ja tootma ja tegema on ja, aga üleüldse, kui sa inimestele mingi ühe sõnumi saaksid öelda siia lõppu, mis sa ütleksid? Tosi pea just olema sotsiaalmeediaga seotud, aga võib-olla klišee. Jah, nii tore. Kunagi üks kuulus ärikaksik ütles, olge mõnusad. Sellega lõpetamegi, aitäh, et sa tulid. Aitäh sulle.